tere tulemast tagasi meiega võnkuma. Ma ei ole siin täna Mirjamiga kohe üldse kahekesi. Päriselt. Ja meil on külas täna aasta hip-hopi ja rap-artisti ning debüütalbumi nominent, just. Wow. Tervist. Ja selleks on Sam. Tervist. Ma küsiks kõigepealt, Sam, kuidas sul läinud on? Raske küsimus, selles suhtes, et siuke aeglaselt, mul on mingi vitamiinipuudus viimasel ajal, et ma ei ole väga siuke energiline, või võiks öelda, et ma võiks olla energilisem. Kui ma muidu olen energilisem, ma tunnen, aga kuidagi ma tavaliselt käin tegelikult sellisel perioodil, mis praegu on, et see jaanuari lõpp, ma tavaliselt olen kuskile reisile läinud, kas ma olen suusatava läinud sõpradega või siis ma olen kuskil soojal maal, aga see aasta on see soojamaa reis lükkunud märtsi, et siis tavaliselt ma olen reisil juba sellel ajal, sest kuidagi see Eesti periood, elad selle detsembri üle, siis see jaanuar on juba siuke, et vaikselt sured ja siis veebruariks sa oled täitsa kuitupiilu. Et mul on tunne, et ma olen täitsa kuitupiilu juba, et kuigi veebruaril isegi käes ei ole. Aga muidu läheb hästi. Ja praegu sa ei läinud siis reisile, sest et ei ole aega või? Ei, kuidagi moodi lihtsalt sattus niimoodi, et Eesti muusikaauhinnad on ka nüüd jaanuari lõpus, kus ma õnneks olen tõesti 2-kordne nominent, üllatas mind ja ei saanud reisi panna. Et esimene kord, kui mind nomineeriti, siis ma olin suusareisil, et siis ma ei olnudki kohal. Õnneks või kahjuks ma ei võitnud mitte midagi, niikuinii, aga oleks võinud ikkagi koha peal olla ja nautida seda show'd. Aga seekord olen kohal ja ühesõnaga kukkus kuidagi märtsi. Okei. Meil on käimas uus aasta. Kas sa see aasta tegid mingid uue aasta lubadused või see ei ole eriti sinu ting? Mul ei ole selles suhtes, et see on klassikaline, et otseselt vahet ei ole ju, aasta küll muutub ja nagu psühholoogiliselt on mingi muudatus sees käib ära, aga ma niikuinii kogu aeg sihin kõrgele selles suhtes, et mul ei ole otseselt vahet, et mis aasta on, kas see on 2024 või 2027 või mis iganes. Et niikuinii annan endast kogu aeg parimat, mul on tunne seega. Ma võib-olla mõtlesin, et loeks rohkem raamatuid ikkagi, et ma lubasin endale eelneva aasta, et ma loen rohkem raamatuid ja siis ei lugenud ikkagi. Või ma lugesin mingi 5-6 tükki läbi, aga see võiks ikkagi rohkem veel olla. Aga ma jälle lubasin endale, et ma loen rohkem raamatuid, aga ma jälle ei kujuta ette, kuidas välja kukub. See on alati nii. Ennast nagu kõik teevad sükest lubadust endale, et võiks. Ja need on need rasked lubadused, vaata, mida võiks täita, aga need ei täitu kuidagi moodi. Vahet ei ole, mis sa endast annad, aga need ei täitu. Aga jah, jaanuarikuu on ju siin juba natuke nagu veereb lõpu poole, aga meil ühed linnukesed sidistasid. Mis nad rääkisid? Meile, et homme on üks tähtis päev. Homme? Kas tead, mis päev on? Homme on üks väga tähtis päev. Ei ole midagi nii tähtis, ma arvan. Üks päev on homme. No nii. Homme on, kallid kuulajad, kallid vaatajad, homme on Sammi sünnipäev. On tõesti? On, me tegime õigesti. Ma plaksutaksin ka. Ja tegelikult, ja nagu sünnipäevale sa ei tule tegelikult tühjade kätega, on ju? Ikkagi. Või nagu selles mõttes, et on ju, meie nagu ei tule tühjade kätega. Ja üks asi, mida kindlasti sünnipäeval, nagu mis ükski sünnipäev ei tohi mööda minna nagu ilma selleta. Ja see ma tõmban siit. Ja see on küpsised took ja ma annan seda. Aitäh teile, ma nüüd plaksutan teile. Aitäh ja vuhuu! Aitäh, küpsis vapustan. Ma just eile ostsin endale Napoleoni kookisega, ma peaaegu sõin terve selle asja ära, nagu sama suure üksinda. Et nüüd on hea vaheldus, et mõtlesin, et teeks koogist pausi, aga ei tee. Aga kuule, sünnipäev on mul homme ikkagi, et ei saa mingit pausi teha koogist. Ei no, see on see üks kord aastas, kus nagu magusega võib. Tõsi. Me olime väga kaua paes, kahjuks Selveris ei olnud. Aga me nagu tükk aega murdsime pead, mõtlesime, et mida me ostame sealt. Huvitav, mis kook mulle meeldib, jah? Ja me mõtlesime, et nagu lihtsalt lähme traditsioonilist teed pidi, et no küpsise koogiga väga vist ei saa, nagu eestlased ei saa nagu mööda panna küpsise koogiga. Tõsi. Seda küll. Aga, nagu, issand jumal, et rääksin nüüd esimese asjana, kui me juba rääkisime siin nagu Eesti muusikaauhindadest ja sellest aasta albumi nagu nominatsioonist. Et üleüldse, kuidas nagu see albumi tagasiside on olnud, ma kuulen nagu jube hea on olnud siiani.
vist. Jaa, tõesti on väga hea olnud, et mul olid omad kartused enne selle teise albumi väljaandmist, et kas ma ikka ületan oma eelmise albumi numbreid ja kas seda võetakse sama positiivselt vastu nagu minu debüütalbum ja tõesti võeti isegi 2,5 korda rohkem või mis iganes, et ma purustasin enda ootused, enda prognoosid igatepidi. Et kirjutati tõsiselt armsaid kirju, siiamaani kirjutatakse, jagatakse, ikka veel kuulatakse päris ikkagi märkimisväärselt palju, et kuigi enam nagu ju ei ole see albumite kuulamise nagu periood, ma ütleks, et albumid, ma ei saa öelda, et need on surev kunst, aga no, öelda, et tehakse vähem albumid, inimestel ei ole enam seda aega kuulata täis pikka albumit, milleks on ikkagi see 45 minutit ja nii edasi. Aga ühesõnaga, hakkan jälle liiga palju rääkima muidu tavaliselt pigem nagu inimesed kuulavad just nagu üksikuid lugusid, siis just. Pigem. No see on see TikToki trend, et vaata, seal leiad endale mingisuguse kõrvaussi ja siis kuulad seda ja siis keegi saadab veel midagi, et no ei minda enam, no igalühel on arvatavasti ikka mingi oma lemmikartist, keda nad kuulavad rohkem, aga nagu see albumi otsast lõpuni kuulamine, et see oli siuke 90-ndatel ja no enne seda ka ilmselgelt suur teema, aga see mingi hetk nagu hakkas ära vajuma. Siis kui vist ikkagi nii-öelda voogedastusplatvormid nagu Spotify ja YouTube Music ja kõik läks internetti, et ma tegin uurimistöö, sellepärast ma tean nii palju selle kohta. Väga põnev. Ja. Okay. Ei, aga ma ise vist olen ka pigem see inimene, kes nagu ikkagi, noh, et jah, just seda aega leida, et terve album nagu läbi kuulata, nagu seda väga ei satu olema nii tihti, aga Täpselt. Kui see ei ole just lemmikartist, vaata. Jaa, just, aga kui sa kirjutasid seda albumist, sa ikkagi, noh, et kõik on ju tegelikult inimesed võiks kuulata, et see on nagu raamat, et see on nagu hästi, kõik on tegelikult ju läbi mõeldud, iga lugu, mis järgmisel kogu see järjekord ja need sõnad ja see kõik, et tegelikult on ju väga põnev. Jaa, no mina artistina väga hindan seda selles suhtes, et kui leitakse see aeg ja kui päriselt kuulatakse. Aga jaa, ma tunnen, et ikkagi kuulati ka päris palju, et lihtsalt esimese päeva põhjal oli näha, et siis kui päris fännid ja lähedased kuulavad selles suhtes, et oli näha, et märkimisväärselt, esimest lugu kuulati protsentuaalselt rohkem, sest see on esimene lugu, sa hakkadki seda kuulama ja lõpupool oli vähem, aga nagu ikkagi kuulati terve album läbi, mis on taaskord tore, et leiti see aeg ja kuulati päriselt sõnu ja nii edasi. Kas siis nagu see kas siis see albumi aasta albumi nominatsioon on siis üllatus su jaoks või siis pigem nagu sa eeldasid seda? Seal on 2 nominatsiooni, et üks oli aasta albumi nominatsioon ja teine oli aasta räppartist. Et seda räppartisti ma nagu ootasin. Midagi ei olnud kindel selles suhtes, et see aasta tuli ka ikkagi üpriski palju häid plaate välja, nagu Pluto album ja tegelikult kui ma nüüd ei eksi, võib-olla ma olen täielikult mähisesse praegu, aga Dewey lasi ka albumi välja ja 372 Kaspari plaat ja tegelikult Villemin oli tugev aasta, et ühesõnaga neid artiste tegelikult jagus. Noh, Nublul oli ka üpriski tugev aasta Bullshit looga, eks ju, kes tegelikult nad oleksid kõik saanud sinna nomineerida. Aga natukene ikkagi ootasin, et ma lasin album välja, ta tegi tegelikult taaskord nagu voogedastusplatvormidel nagu Spotify ja YouTube tegi hästi, et just kui nagu oli alust või oodata, et äkki tuleb sealt midagi ja no see tuli ära ja siis see aasta album oli igatepidi üllatus mulle, et 186 albumit nomineeriti või saadeti siis Eesti muusikaauhindadel. Jah, nagu ja iga kategooria, kõik kokku, eks 186 albumit kokku ja sellest 5 oli siis minu oma ka. Et 5- Florian Vaali, Estonian Voices, Vaiko Eplik and Elite, kellega seal koos olla, et see on tõesti nagu hämmastav on olla samas mastis selliste artistidega, kellele ma alt üles vaatan igapäevaselt. Ja see on vinge. Mul endal ei ole ühtegi nominatsiooni veel kahjuks. Küll, ma ütlesin enne siin eetri valitsus, et kõik asjad tulevad omal ajal. Ja üldse nagu see, et tegelikult ei jõua üldse kohal, et isegi, et Eestis on nii palju albumeid ühe aastaga välja tulnud, nagu 108, üle 180 on ikka nagu jaa, et neid tõepoolest ikkagi tuleb, et mingil määral vahepeal vist oodati, et neid hakkab vähemaks jääma, aga ikkagi lastakse albumeid välja. Räpi kategoorias, kui ma ei eksi, ei olnud vaata eraldi räpp-album, ei pidanud olema, vaid oli ka räppartist. Et neid tuli ikkagi niivõrd vähe, et ei ole veel 2 kategooriat, et aasta räppartist ja aasta räpp-album. Et ma ei tea, räpparitele, et laske veel rohkem albumid välja, ma ei tea. Siis kunagi saad minna seda räpp-albumi nagu seda nominenti ka. No näiteks jah, et praegu tuleb, eks näis, kas tuleb, aga praegu tuleks jah, et räppartist kaldkriips räpp-album, et ühte kokku pandud, et
see on Jah. hea, see on see manifestimine, et küll tuleb. Sa juba Täpselt. räägid, kas üks muidugi, see on Jaa. kõige tähtsam. ei, iseendasse peab uskuma, kui mina ei usu, siis kes usub? Väga õige. Aga sa tegid oma albumi jaoks ka, sul oli siuke punane rekka. Tohutult reklaamitööd läks sinna Ja siis oli ka veel üks plakat, millega sa seisid siis seal tee ääres. Kus sa tulid sellise crazy idee peale? No see kõik, kui me nüüd räägime sellest rekkast, siis see tegelikult sai alguse mu managerist Markusest, kes tegelikult varjutas ehk ühesõnaga varjutas jah, ütleme Eesti muusikamänedžeri Toomas Oljumit ja kui ta seal Toomase all oli, siis ta vist tegelikult see ei puutu absoluutselt asjasse, ühesõnaga ta ühesõnaga luges mingit raamatut või vaatas mingit videot ja kunagi selline bänd nagu Rolling Stones UK-s Inglismaal siis lasi ta välja oma mingisuguse tuuri, aga see ei müünud absoluutselt hästi, et piletid oli ainult paarsada tükki müüdud või paar tuhat, aga see areena, kus nad esinesid, sinna oli vaja müüa mitukümmend tuhat piletit. Ja siis nad mõtlesid, nende manager mõtles, et mida teha ja siis nad võtsid rekka poolhaagise ja sõitsid sellega keset Inglismaa kõige tihedama liiklusega ristmikule ja pidasid selle seal seisma, ütlesid ups, mootori rike ja terve London kihas, kõik liiklus seisis seal 3-4 tundi ja 2 päevaga müüdi see kontsert täiesti välja, sest meedia tuli kohale ja nii edasi ja kõik pildistasid seda ja kõik kuulsid sellest rekkast. See oleks enam-vähem sama, mis Hobujaama ristmikule, eks ju, viia minu punane rekka. Et seda ei teinud, sest ma kartsin eestlasi ja ma ei oleks kujutanud ette, mis sellest saab, et ma viin selle punase poolhaagise sinna keset Hobujaama ristmiku, et ma arvan, et rohkem oleks jama olnud kui nende positiivset poolt, aga ühesõnaga me tegime selle idee ikkagi ära inspiratsiooni saadud siis Rolling Stonesilt ja panime selle lihtsalt tee äärde seisma, et sellistesse populaarsematesse kohtadesse punane värv jääb hästi silma, eriti nüüd talvel, eks ju, kõik on valge või enam vahepeal on valge ja vahepeal jälle sulab ära ja see on jälle siuke rõve ja kole sügis, aga ühesõnaga enamus ajast on valge ja on näha seda ilusat punast haagist ikkagi tee ääres. Kusjuures sul oli vist siuke oli see mingi mäng, et sa pidid selle haagise üles vist teema, onju. Kusjuures selle mängu võitja on meiega täna siin ruumis. Aga päriselt või? Ja istub seal arvutide taga tegelikult ja monteerib. Väga vahva. Et kuidagi juhtus niimoodi ja, et... Oota, nüüd sa pidid eks ju vinüüli saama ja sa pidid kirjutama, kui sa näed, et vinüül on müügis. Vinüül on käes, nüüd sa pead uuesti, nüüd sa võidki kirjutada mulle juba. Aga väga, Eesti on liiga väike. Eesti on liiga väike, täiesti hea. See on hea ja halb asi samal ajal, aga praegu on äge asi. Jaa. Sellest Eesti väikes olemisest, sellest rääkisime just üleeile Ingel Marleeniga ka, et nagu just selle poole pealt, et nagu mingisugused koostöösid teha või võtta, suhelda, et mul on see muusik, et äkki sa tahad minuga koos midagi teha või tahad tulla mulle podcasti. Just see, et see on nii tore või nagu see on nii äge, et me saame nagu proovida suhelda inimestega, nagu õppida teistelt ja et nagu kätte saada on inimesi lihtne. Ma ei kujuta ette, kuidas ma USA-st kirjutaksin näiteks mingisugusele artistile, et kuule, et mul on siin koolitöö, et tule ja räägi mulle. Nojah, siis on neile väiksemad mingid kohalikud kodulinna artistid, aga ei, eks ta nii ole ja et Eestis kättesaadavus on ikkagi nii lihtne, et enamus ajast, kui ka tegelikult tavakuulaja või sa kirjutad oma lemmikartistile mingi fännikirja, siis nagu suhteliselt kindlalt ta näeb neid. Et ta arvesta vähemalt sellega, et ta on selle läbi lugenud, isegi kui ta ei vasta sulle. Ja. Oleneb muidugi inimesest, võib-olla Nublu ei jõua kõiki läbi lugeda ja 5 minust võib-olla ka ei näe, aga selles suhtes ikkagi enamus näevad. See on äge. Aga see rekka, kas sa tahad, kui suur väljaminek sinu jaoks oli ka nagu või... Ma nüüd summat ei saa öelda, sest see on juba leping ei luba mul seda teha, aga ma võin nii palju öelda, et me saime märkimisväärselt seda alla, sest me saime lõpuks ikkagi vastaspartner oli meil selline ettevõte nagu Cargo Service, kes siis tegelebki, muidu vist rendib välja neid poolhaagiseid või ühesõnaga eri suuruses, eks ju, neid haagiseid, mis siis rekkade taga on. Ja ühesõnaga kuidagi moodi sattusin nendeni läbi ussi mingi augu, mis iganes ühesõnaga ja kuidagi saime jutu peale ja
ja lõpuks see asi kulmineerus, sest ma tahtsin 4 korda vahepeal käega lüüa, sest see tundus täiesti võimatu, sest need algsed summad olid seal 10 000 eurot ja mida kõike muud, et terve see asi läheks maksma ja lõpuks me saime väga hea diili niimoodi, et no ühesõnaga ma ei saa neid detaile siin rääkida. Arusaadav. Aga sa enne küsisid selle tänava ääres seismise kohta ka, eks ju. Mul läks juba meelest. See oli minu idee, sest ma mõtlesin, et või tegelikult see on minu idee, iga asi saab kuskilt inspiratsiooni ikkagi ka mingil määral, aga mul sõbrad Hoog Mobility meeskonnast tegid ka ühe teise projektiga mingit sükest asja, et nad seisid tee ääres, 4 venda seisid järjest ja iga sildi peal oli mingi üks lause ja siis see tundus väga äge idee, et lähme tee äärde seisma, aga jälle tundus, et teeme suuremalt, lähme seisame terve päev, 12, ma ei mäleta palju, ma olin 10 tundi või midagi sükest istusime tee ääres oma mänedžeriga ja oma selle suure sildiga meisterdasin selle EMS-iga kokku ja... Et ikka võiks piinata ennast. Jaa, täpselt see. Jah, see enesepiinamine, ma ise ei ole enam nii suur enesepiina, mul mänedžer on rohkem, ta tahaks veel rohkem suuremaid hullusi teha, aga see idee tuli isegi minu poolt, et see tundub kuidagi utoopiline või düstoopiline, tähendab, et me lähme seisame tee ääres 10 tundi selle sildiga, kes Eesti artistidest teeks sükest asja ja kui keegi teeks, siis see oleks mina ja me tegime ka seda. Kas sul keegi nagu ei tundnud midagi rääkima või midagi? Tulid küll. Kogu aeg oli mingi tegelane, kes seisma jäi. Vahepeal oli täiesti, mis te teete siin, et mis asi see on? Siis mõtlesin, promome või turundame minu albumit. Okei, et ei olegi mingi see NSV propaganda, mida te siin näitate, et Erk Punane mingi lipp ja kuskil peale valge tekst, et see näeb väga nagu kommunistlik propaganda välja, et ei ole, ära muretse. Et Venemaa ei tule tagasi. Eestlased ka mures. Jah, täpselt. Ja Delfi või Postimehe ajakirjanik tuli ka kohale, tegi pilti, sest tal oli tulnud, et mingi protest toimub Järvevana maantee ääres. Ja siis ta vaatas seda silti, oli nagu, no nii, et mille vastu te protestite, siis luges silti, siis me ütlesime, et me teeme albumi jaoks turundust, selle jaoks pidingi sõitma kohale või. Ei, aga see on ka jumala hea uudis, ma arvan, või nagu, et... Ei, lõpuks tuligi sellest uudis ikkagi, jällegi asi läks tasus ära ikkagi seal tee ääres seismine, et saime eraldi meediasse ka ikkagi ja saime hakkama. Ei, väga äge projekt. Aga sellest rääkides siis, meie siin gümnaasiumiõpilased on ju, et nagu alustaks alguses, et muusika tegemine on ju kunagi hakkas pihta ka kuskilt, aga et milline muidu nägi üldse sinu nagu gümnaasiumiaeg välja või kas sa olid pigem see vaikne inimene või olid siuke peoloom või mis? Ma vaikne ei olnud kindlasti, ma olin täpselt, ma saaks paari sõnaga juba ära kirjeldada seda lihtsalt, et ma olin klassikloun ja ma olin igatepidi niuke social butterfly ka rohkem, et kes lendas ühest grupist teise, kes sai kõigiga enam-vähem läbi, et jututeemasid jagus ja ma kuidagi sulandusin väga kiiresti ja mul on terve elu meeldinud sotsialiseeruda, juttu rääkida, niisama ringi mähkida, mida iganes. Ja gümnaasiumisse kuidagi 10. klassis, kui ma veel Mustamäe gümnaasiumis olin, siis ma võib-olla niivõrd ei säranud, aga kui ma tunnen, et kui ma läksin 32. keskkooli, siis 32. keskkooli, Mustamäel samamoodi, siis see nagu avas mulle mingil määral mingid uksed või ma tundsin, et ma avasin veel rohkem ennast, et hakkasin kvaliteetsemat muusikat tegema, suhtlesin veel rohkem inimestega, kellega, mida ma võib-olla varem ei oleks niivõrd teinud ja üleüldiselt ma jätkasin seda nagu programmi endas, et ma olin klassikloun ikka samamoodi edasi, tegin mingisuguseid idiootsusi, muidugi gümnaasiumis käisime palju väljas sõpradega ja nii edasi, et siis ma nagu võib-olla võiks öelda, elasin elu rohkem, aga ma tunnen, et ma siiamaani elan elu ja päris lõbus on, aga võib-olla rohkem on seda töö tegemist kui elu elamist. Aga see kuidagi gümnaasiumi tegin ära, siis ma läksin kaitseväkke, peale kaitseväkke ka oli veel natukene lõbus ja siis ma kuidagi tõmbasin natuke rahulikumaks ära. Ja nüüd lihtsalt töötan. Nüüd on rahulik. Nüüd on rahulik rohkem, jah. Vahepeal on siuke näpud püsti, aga enamus ajast on rahulik. Aga mis hetkest sa said aru, et just muusika on see asi, mida sa teha tahad või kus sa, mille ära sa... Kus see murdepunkt oli? Jah, just.
ma ei tea, kas mingi murdepunkti on olnud, mis nagu tõsiselt oleks määranud, et nüüd minust saab muusik või minust on saanud muusik, et on olnud mingid märkimisväärsemaid momente, milleks on kindlasti esimene populaarsem lugu on Mõista, eks ju, mis tõesti lõi laineid, 5- jagas seda enda Instagramis, ma mäletan, ja ma tõesti hüppasin oma toas enam-vähem, ma mäletan, kus ma olin, mis ma tegin, mida ma kellele ma helistasin, kõike mäletan. Sa oled 5- sellest saanud rääkida ka või? Ei ole, ma ei suhtle ma ei suhtle väga tihti nende liikmetega, aga kuidagimoodi jäime kohvrile silma ja siis ta kutsus meid igatepidi erinevatele esinemistele, aga me olime siuksed, et mulle meeldis sotsialiseeruda ka enda nagu vanustega, et vanematega oli ikkagi hirmsam muidugi, et eriti nagu aukartus oli ka kohvri ja teiste liikmete suhtes selles suhtes, kes 5- oli, et see tundus nagu täielikult täiskasvanud, eks ju. Aga ühesõnaga jah, see kui 5- jagas, see oli nagu siuke esimene, et vau, et kui nemad jagavad, siis sellest võib tõesti nagu asja saada vaikselt. Siis oli, ma tegin ühele Eesti mängufilmile muusika, filmi nimi oli nüüd Tagurpidi torn äkki või see oli minu loo nimi? Ma nüüd ei mäleta, need olid ülisarnased. Jaa, film on küll olemas, Tagurpidi torn. Jaa, sellele ma tegingi siis ja minu loo nimi oli Tormide mäng ja need on Tagurpidi torn ja Tormide mäng, see oli nii sarnane, mul on alati sassis, et mis pidi see nüüd oli. Aga ja Tormide mäng oli minu loo nimi ja Tagurpidi torn oli selle filmi nimi. Et sellele ma tegin muusikat, see oli ka nagu väga, väga kõva ja väga suur samm. Ja siis oli ka tegelikult siuke Eesti Vabariigi projekt. 2022 ja 2022 kindlasti ja 24 veebruar, kus ma tegin siis aastapäeva kontserdiks eraldi loo ja peale seda esimese albumi väljaandmine, teise albumi väljaandmine, siin vahepeal on igasuguseid asju veel olnud, Eesti muusikaauhindadel nominatsioon, et need kindlasti nagu annavad nii-öelda kinnitust juurde, et teen nagu asja, mis nagu päriselt inimestele korda läheb ja nii edasi, ja tohutul hulgal kirju, mis ma olen saanud, mis ilmselgelt samamoodi nii-öelda motiveerinud ja nii-öelda andnud jaksu edasiseks. Aga kõige esimene lugu ma midagi mäletan, või nagu kuskilt kuulsin, et oli üldse mingi nagu pett või mingisugune kihlvedu või, et mingite sõpradega. Minu esimene lugu või? Jah, et ma tegin naljaga nagu mingi. Just. No see esimene lugu sündis tõesti täiesti naljaviluks, sõpradele kirjutasin, et seal kahjuks võib-olla oli, ise ka ei mäleta, ma olen nii vana kohe, homme 24 juba, täna 23, täpselt, ma olen nii vana ja ei mäleta enam kõiki neid detaile, aga suuresti ma tegin naljaviluks ja et esimese selle räpiloo ja sealt see kuidagi kogemata, sõna otseses mõttes kogemata sündis, et ma arvan, et ma muusikas võib-olla oleks mingi teine hetk avastanud ka ja hakanud proovima kuidagi, aga jumal tänatud, et see nii vara mul juhtus. No see alguse värk oli täiesti katastroofiliselt halb, kui ma praegu tagasi mõtlen, et millest kõigest ma rääkisin, kuidas kõik kõlas ja mida kõike muud, et sellel asjal ei olnud nagu absoluutselt jumet, aga ma arvan, et see on hea asi, et ma ei võtnud liialt tõsiselt seda alguses. See on seda katse-eksitusmeetodi perioodi nagu. Jah, väga pikalt lihtsalt oma enda lõbuks põhimõtteliselt tegin asi välja need, kes tahtsid kuulata või ma ei tea, võib-olla sunniviisiliselt, keda käskis, ma ei tea, miks nad kuulasid seda konkreetselt träna, mida ma korraldasin, aga ühesõnaga läks peale ja mida on. No praegu on ka SoundCloudis mingi räppareid, mingisuguseid, kes proovivadki, teevadki mingi enda asjad võib-olla kunagi. Täpselt. Järgmine järjepidevus on peamine, et kui te teete, siis tehke nagu pidevalt ja siis lõpuks hakkavad need viljad ka kandma või välja tulema ja siis saab neid nautida natukene. Et järjepidevus on minu arust võti, et kui sa teed 2 korda trennis käid, siis mitte midagi ei juhtu, et käi 2 kuud või 2 aastat ja siis sa saad aru, mis see päriselt nagu tähendada võib või mis see tuua võib. Mäletan meelde. Okei, aga ma tean, et see on ka nagu hästi äge, et oma igapäevast tööd on ju, nagu muusikakarjäär on praegu põhiline, ma saan aru, nagu... Ja. Saab, on küll. Ja. Aga et midagi juba rääkisid natuke oma managerist, on ju, et ma saan aru, et sinu parim sõber. Ja. Kuidas see juhtus, et oma parima sõbraga sattuda koos nagu tegema või äri tegema?
võtta ette. Ja tollel hetkel ta ei olnud otseselt parim sõber, ta oli mul üks häid sõpru, aga me olime äsja kohtunud alles gümnaasiumis 11. klassis ja see juhtus täiesti loomulikult. Mina olin põhimõtteliselt veel ei keegi, tal ei olnud mingisugust manažeri tausta, ta oli lihtsalt väga paras aktivist, talle meeldis kõike teha, ma ei hakka neid asju kõiki nende laetlema, mida talle teha meeldis, aga ühesõnaga paras aktivist oli ta ja siis ta pakkus üks hetk mulle ka välja, kuule, et sul manažeri ei ole tarvis, ma ei olnud siukse küsimuse peale kunagi mõelnud, et võib-olla on, võib-olla ei ole, aga ma arvan, et ei ole mul vaja hetkel mingit manažeri, et mul ei ole isegi ühtegi esinemist olnud, et ma ei tea, mida sa enda arust manageerima hakkad, aga ühesõnaga ma ütlesin talle, et davai, et ma ei tea, proovi, kui tuleb meilile mingi asi või kiri, siis sa võid tegeleda sellega, ja siis ta ütles, et davai ja ühesõnaga kuidagi sealt alates sellest nagu hakkaski mingi asi looma, et ja vaikselt nii-öelda vormuma. Ja nüüd mitu aastat, 4-5 aastat edasi ongi nüüd nagu asi päris tõsiseks läinud, et nüüd ta sama palju manageerinud mind terve aeg, et nüüd on lihtsalt tal juba tööd päris palju ja me oleme isegi inimesi juurde võtnud vahepeal projektideks nagu uueks albumiks, et eraldi on kommunikatsiooniinimene, kelleks oli see tänavu Jaane Tomps ja ühesõnaga, et nüüd on juba tööd nii palju, et isegi tema ei jõua kõik ära teha. Aga jah, see on, öeldakse küll, et ära pane nagu sõpru ja tööd kokku, et see võib nagu, eks ju, suusad lähevad risti võib-olla üks hetk. Ja just tahtsin küsida, kas sulle pigem meeldib, et su sõber on su manager? Või kas teil mingi tülli ei lähe omavahel? Ikka lähme. See on väga loomulik, aga see on siuke 95% ajast on ülitore, sest ta on su parim sõber, vaata, ja te saategi koos nagu asju teha, et see on ikkagi nagu kordades toredam, et sa saad sõita kuhugi, ma ei tea, Võrru esinema, sa saad oma parim sõbraga juttu rääkida 3 tundi. Võrreldes see, et sul on mingi suvamakaak su kõrval, kes lihtsalt manageerib sind, vaata, ja siis te olete ajama 3 tundi vaikuses või nagu, et see on, ma olen nagu üliõnnelik sellele, et ma arvan, et kui mul ei oleks ta manager, siis mul ei jõuaks see veel rohkem kohale, et kui tänulik ma olin nagu selle aja eest, et ta oli näiteks mu manager. Et see on tõesti ülimalt tore. Nad on küll pagan iga kord kaasas ei käi mul nendel Lõuna-Eesti esinemistel, aga no seal on igasuguseid muid plusse veel, et siuke 5% ajast on tülitsemine, ikka ei tulevad asjad ette, vaata, ja see tülid oleks niikuinii selle tavainimesega ka. Võib-olla nad laheneksid kiiremini ära, sest siis ei ole vaata mingisugust siukest isiklikkust seal vahel, aga vahepeal tuleb mingid muud eluprobleemid tulevad ka vahel, aga see on elu ja ongi osa elust suuresti. Jah, aga ma mõtlen, et näiteks võtame järgmisena siukse teema, et nagu me rääkisime ennem nagu laulu sellest, et kuidas albumil ongi, et see on nagu sa kirjutaksid raamatut või mis sama hea, on ju, et sa pead läbi mõtlema kõik seal, aga et kuskohast sa oled rääkinud ka, et lauludel on kõige tähtsam sinu jaoks see tekst, mis seal räägitakse, aga et kuskohast kui sa nüüd hakkad näiteks kirjutama mingit sõnu, kas sa lihtsalt, et kus kohast sa, nagu, kus sa alustad või kus sul ideid tuleb või inspiratsiooni või? Yeah. Tead, ta tuleb niimoodi, et mina kirjutan väga metoodiliselt selles osas, et osa kunstnikud või osa muusikainimesed, neil lihtsalt tuleb, eks ju, just kui on kaetud selle muusikaga või sõnadega või millega iganes ja nad lihtsalt teevadki päevast päeva ainult muusikat, istuvad stuudios, teevad kas instrumentaale või kirjutavad sõnu või mida iganes. Aga mul ei tule kuidagi niimoodi, et vahepeal ikka tuleb selles suhtes, kui ma väga selle lainel olen, aga suuresti ma pean ikkagi ennast sundima maha istuda, hakka otsima instrumentaale ja siis hakka nagu kuskilt ideid koguma, et millest rääkida. Et vahepeal on väga loomulik, tulevad mingisugused teemad ja vormuvad lood väga loomulikult, aga enamus ajast ma ikkagi, sest ma olen üpriski ratsionaalne inimene ka, mulle meeldib tegeleda mingite muude asjadega, ma ei taha ainult kirjutada muusikat päevast päeva, sest see lõpuks, ma ei kujuta ette, millest ma kirjutaks, kui ma kirjutaks nagu läbi aasta, iga nädal kirjutaks kogu aeg mingeid lugusid ja kogu aeg mingid sõnu, et see tuleb kuidagi loomulikult, mitte, tähendab just vastupidi, ei tule loomulikult, ma istun maa ja ma hakkan sõnu kirjutama ja hakkan mõtlema, et millest ma üldse rääkida näiteks tahan nüüd sellel lool või sellel albumil. Ja niimoodi ongi, aga osad muusikud teevad
lihtsalt neil tulebki mingi mõte, nad lähevad kohe stuudiosse, hakkavad tegema, ma kirjutan 3-4 lugu valmis, vaatan sellest, valin, millised on paremad, eraldi leian selle aja, mõtlen, et kui ma nüüd täna esmaspäeval töötan siin, kella 2-st kella 6-ni teen seda, siis kella 6-st kella 7-ni mis iganes söön, siis jälle õhtul teen veel mingi vastan meilidele, mis iganes. Et ta on väga nagu metoodiline, ma ütleks. Kas sul on mingi enda lemmiklaul, mis sa ise oled kirjutanud? Nagu mingi... Jah. Jaa, ma ükskord mõtlesin, ma teen sükse seeria ka Instagramis või kus iganes, et minu enda ala lemmik kirjutatud lugu, lugu, mille üle ma olen kõige uhkem, lugu, mida ma vihkan. Mis lugu see oleks praegu pähe tuleb? No, see on see pakku, mis selle loo nimi on. Mõtiskle, arva. Mõtle, okei. Aga lugu, ma arvan, et kurat, nüüd on terve see uus album, ma isegi kujuta ette. Lugu, mille üle ma olen kindlasti kõige uhkem, on Eesti, kas sa kuuled, et mille ma tegin ikkagi selle Eesti Vabariigi projekti jaoks. Aga lugu, mille osas ma olen ise kõige võib-olla tuimalt on siuke lugu, mis on minu arust kohati varju jäänud, kes teab, see teab, sellele tuli väga äge muusikavideo ka minu arust, aga see räägib mingist perioodist mu elust, millega ma siiamaani nagu, et see läks väga täppi minu arust. See lugu, kuidas ma kirjutasin selle, see muusikavideo, mis sellele valmis koos Markus Mikuga, et see lugu tuimalt ja et ma tunnen, et see oli mingi arenguetapp ka mul, et ma hakkasin paremini sõnu kirjutama ja ma tunnen, kuidas minu jaoks oli see lugu ajast ees tegelikult nagu minu karjääri vaadates. No, ma ei tea, võtame järgmise teema vist. Kui liikud edasi näiteks sotsiaalmeedia peale, sa oled sotsiaalmeedias hästi aktiivne. Ma arvan, et kõik teavad seda. Jah, kahjuks või õnneks küll, ma ei ole veel kindel, kas see on hea valbasi. Ei, pigem ikka hea, ma arvan. Ei, pigem hea ikka. Ja ei, selles suhtes, et ma ei tea, kas ma ise hakkan seda kahetsema, 5 aasta pärast ma vaatan võib-olla mingid videosid, kus ma mingi oma kassiga räägin ja siis ma mõtlen, et fuck, mis mul peas viga, mis mul viga oli, vaata. Samas nagu nüüd ongi vist see kogu see turunduse ja mingi, see ongi muutunud selliseks. Sa teed nagu totakad ideid ja... Täpselt, ei, ma teen endale loomulik üdes, ma tegelikult olengi siuke totakas, vaata, et nagu totakas, opakas ja ma ei tea, mis kõik sõnad veel kokku. Ma ei mõelnud öelda nagu totakad ideid. Ei, ma ei võtnud seda solvanguna absoluutselt, aga need ongi totakad videod selles suhtes, need on siuksed kohati idiootsed, ülilõbusad ja ei saa neid nagu tõsiselt võtta selles suhtes, need ongi sõna otseses mõttes lõbusad. Aga jaa, kuidagi moodi, ma olen mõistnud, et üks asi, mis mulle on ka tohutult meeldinud terve elu jooksul on nagu videote tegemine, videote sise esinemine, ma armastan seda tähelepanu, mis ma saan läbi selle videote tegemise suuresti ja mõte jäi kinni, ühesõnaga, see oli nüüd väga loomulik samm, et ma hakkan sotsiaalmeediat ka võimsamalt tegema, sest see Instagrami tegemine, mingi ilusate piltide tegemine, see mulle meeldib ka, mulle see esteetiline pool meeldib, aga ma sain aru, et see on nagu eriti sunnitud kuidagi, et ma ei viitsi tegelikult sükest asja teha, mida ma siin Eestis postitan ka, see ilm on kogu aeg nii masendav, siin ei ole täpselt jah, kui ilus milline lomp, milline muda, aga ei see TikTokide ja mingi idiootsete videote tegemine oli nagu väga loomulik samm, et kui ta muutus sellest tantsuäpist või mingi lauluäpist siukseks võib-olla rohkem laialdasemaks, siis see oli mulle väga loomulik algus. Kas sul on TikTokis mingid heitereid või keegi, kes ütleb halvasti ka või? Sest mulle väga ei tundu nagu oleks või vähemalt. No, tead, ikka neid tuleb selles suhtes, aga õnneks on isegi vähe. Nagu ei ole nii palju, kui ma näen osadel teistel selles suhtes. Aga kui seal on mingid väga idiootseid asju, siis ma kustutan need ära ka siin lihtsalt, mul ei ole nagu häbi öelda seda, mul selles suhtes õnneks me ei mõjuta mind, mul on vist nii paks nahk või need enamus need kommentaatorid, ka mis vaatad, nimi on mingi kartulikott või härra kartulikott ja siis ta ütleb sulle, et su laul on pask ja ma nagu, et ei ole nagu midagi härra kartulikott, et see on okei, et sulle ei meeldi, vaata, kõigile ei peagi meeldima. Ja siis, ja osad on seal veel nagu julmevad selles suhtes, aga ma tuletan endale meelde, et enamus nendest on mingid 12-aastased kindlalt, kes nagu tahavad tähelepanu lihtsalt ja nad teevad selle jaoks kõike, et ühesõnaga see on loomulik osa. Ma arvan, et tegelikult on lihtsalt kadedad su üle. Seda ka võib-olla, jaa, aga las nad olla, olge siis kadedad selles suhtes. Just. Aga see, üleüldse nagu, aga sulle siis nagu ikkagi see TikTok ise vedad ka seal palju aega või?
jaa, kahjuks küll liiga palju selles suhtes, et ma ei taha teha, ma olen praegu kindlasti 7-8 tundi päevas nutitelefoni aeg või isegi rohkem veel. Ja see on ilmselgelt liiga palju. Ma seletan seda endale et ma jälgin turu käitumist platvormil TikTok, et siis ise rakendada seda enda sotsiaalmeedia kanalil, pannes siis sõnastades seda siis ülibürokraatiliselt. Aga ei, tegelikult ma lihtsalt raiskan ka enda aega seal ja vaatan doomscrollin või kuidas iganes selles suhtes. No praegu on siuke pime periood ka, et saad selle natuke selle kaela lükata, et täpselt. õues ongi pime ja märg ja mul ei ole midagi teha lihtsalt. Just, täpselt. TikTok on ainus variant, kus ma elus rõõmu leian. Aga see, et nagu hästi palju räägida, et noored on kogu aeg ainult telefonis, TikTok on saatanast, USA ka mingi et TikTok on ikka kohutav on ju ja kõike seda on ju. Aga ja hästi palju, et ongi, et noored on ainult TikTokis, Instagramis, sotsiaalmeedias, keegi ei loe enam raamatuid. Ja aga natuke on ikkagi hästi tugev see imidž loodud minu arust nagu selle noorema generatsiooni. Ma sest saad nii vana 24, ma ikkagi loen sind ka nagu selle noore generatsiooni sisse. Aitäh sulle, see on kompliment. Aga et kas sa arvad ka, et see on nii, et nagu noored on hukas ja keegi enam raamatuid ei loe ja et teatris enam käi? Et jah, et no jaa, kindlasti on hukas. Ma arvan, ei, selles suhtes, et see on iroonia. Igal generatsioonil omad plussid vead ja see on meie ajastu selles suhtes, et neil olid, ma arvan, omal ajal omad probleemid. Ma arvan, et nikotiini tarbimine oli nagu üle lae, tol hetkel, kui me räägime nüüd mingi meie vanematest, et suitsetati mingi kohvikutes ja ma ei tea, kus iganes, et me saaks samamoodi tagant järgi öelda mingil määral, et te olite ju idioodid selles suhtes, et miks te suitsetasite. No, enamus suitsetasid ikkagi, oli väga väheseid, kes ei suitsetanud. Täna saaks öelda, võib-olla tõesti, et telefoni sõltuvus on nagu tohutu selles suhtes nagu ikkagi koormus ajule ja mida kõike, et me nii palju päevas vahime mingisuguseid ekraane, aga kas me muudame selles suhtes, et ma nüüd ei oska seda lahti sõnastada. Ma arvan, et siin peaks ilmselgelt mingid samme tegema meie siin podcastis, siin TTK keldris olles. Ma arvan, et me ei leia seda nagu vastust, et kuidas me seda lahendama peaks. Et kindlasti see on probleem, kas me tulevik on või noored on hukas, ma ei usu, siiralt ei usu, et on. Ma arvan, et igaüks kasvab ükselt üles, neilt tulevad omad asjad peale ja siis ei ole, sa oled lihtsalt vähem telefonis ja kas ta jätab mingi märgi maha noortele, ma arvan, et jätab mingil määral ikka kuhugi ajusoppi ja muudab meie ajukeemiat ja nii edasi, aga tead, mida mina sellest tean, ma olen räppar, mitte doktor, seega ma lasen teadlastel sellega tegeleda. See on hea vaatepunkt, ma nõustun. Ja. Aga juba mainisid, me siin podcasti teeme siin kuskil keldris, aga sa oled ise ka podcasti teinud, kui nagu natuke minna Olen küll, jah. Oled on ju? Ma lugesin näost, et nagu appi. Ei, mul läks korra kuulm täiesti knips. Olen teinud podcast, aga olen tõesti. Swedbankiga vist oli. Jaa. Mis podcast oli? See oli, jah, investeerimispodcast. Ma ei tea, miks ühesõnaga see pakkumine tuli ja ma vist ise pakkusin selle kuidagi moodi oma praktikal välja, et võiks teha sükest asja. Ja siis nad võtsid mind kuulda seal turundusmeeskonnast, et tegelikult on äge idee, et kunagi vist Bobby Althoff hakkas tegema neid podcaste, kus oli siis liikuv pilt. Ühesõnaga, et näiteks oli mingi, ma ei mäleta, ta oli Dreigiga voodis ja mingi, ma ei tea, äkki te teate, ühesõnaga, nagu tegi podcasti niimoodi, et nad mõlemad olid teki all ja mõtlesin, et hästi absurdne vaata, aga see on nagu pull. Et siis ma mõtlesin samamoodi, et davai, et esimene osa on Killinguga, lähen teki alla näita. See oleks ülitore, aga ei, et ma ühesõnaga lähme jõuksi, eks ju, teeme seal. Ja siis kellega ma seal veel tegin, mul oli Sydneyga, me olime kinos, siis ma Andres Meltsiga maalisin ja siis oli Ardo Reban, mu endine klassivend, kes tegeleb investeerimisega samamoodi, temaga me olime seal Swedbanki uue kontori katusel kuskil, kõndisime ringi. Et ühesõnaga, et oli nagu väga, väga äge osa, või äge seeria, mis me tegime. Ideed olid mu enda omad kõik, sellele ma olen uhke selles suhtes. Ja ma kukkus päris hästi ka välja, et läks inimestel peale, inimesed vaatasid seda ja nii edasi. Ei teagi põnev, ma mõnda osa olen ise ka vaadanud.
ma soovitan seda viimast kuulata Ardoga, sest see on ka ulme. See kutt on minu vanune, eks ju, ja tal on mingi 10 korterit ja ta on ise kõik selle teinud. Aga sa ise väga nagu investeerimise poolest nagu alla ei jää ju. Või et kui ma nüüd nagu küsiks sult, no ilmselt seal podcastis, ma arvan, et selles investeerimispodcastis, ma arvan, tuli sugust juttu ette ka, et nagu, et sa oled sellest juba palju kuskil rääkinud ka, et kui ma nüüd olen täiesti investeerimiskauge inimene, väga kauge inimene, siis nagu mis õpetussõnad sa mulle kohe esimesena annaksid? No esimesena ma ei saa sulle siin seda selgeks õpetada selle paari lausega, et see on, osad võib-olla on tekitanud mingit sükest illusiooni, et investeerimine on ülilihtne ja lihtsalt igaüks võib seda teha. Sa pead ikkagi nagu, see on nagu iga teise teemaga, et sa pead ikkagi natukene õppima, et sa ei saa nagu silmad kinni kuskile minna, investeerida oma raha ja justkui ülilihtne, eks ju. Et kõigepealt on vaja Sammi podcast läbi kuulata. Näiteks. Ma nüüd ei tea, kas see on ka see koht, kus investeerimisnõu saada, aga Eestis on neid platvorme ja kanaleid juba päris palju, kes pakuvad ikkagi seda investeerimistarkust ja nii edasi ja Balti riikide seas on investeerimishuvi kõige kõrgemal kohal ja märkimisväärselt päris kõrgel kohal. Et Eesti inimesed on targad, nad investeerivad, panevad raha kõrvale ja ma loodan, et see jõuab nagu noorteni ka selles suhtes, et raha ei ole ainult kulutamiseks. Aga no sellega on selles suhtes, et see nõuab lihtsalt, kas sa kuulad paar podcasti vahepeal selle kohta, kas sa hakkad sõpradega rääkima, kes võib-olla tegeleb sellega rohkem. Eks see investeerimine käib nagu elu ikka, et sa saad omad vitsad kätte kuskil, eks ju, natuke kaotad raha, siis jälle kuskil võidad raha, aga see oleneb jällegi sinu nagu huvist ja et mida rohkem sa sinna auku sisse lähed, et mida rohkem sa hakkad nagu selle maastiku kohta õppima, et no alguses on, eks ju, mingid turud, mingi SP500, sellest räägitakse, ma ei tea, mida see tähtede ja numbrite kombinatsioon tähendab, aga no see tähendab seda, et sul on, eks ju, 500 maailma suurimat ettevõtet ja need on pandud justkui ühele indeksile, mis siis liigub ja mida ostetakse ja müüakse ja sa saad müüa, sa saad osta justkui nagu siis seda 500 ettevõtet, et aga sa ei pea eraldi need ostma igat ettevõtet. Ühes nagu, sa ostad nagu ühe mingi koti lihtsalt võtad ja selles kotis on kõik need 500 ettevõtet, eks ju. Ühesõnaga, see on kõige lihtsam. See liigub 7% keskmiselt aastast 1920, ma ei mäleta, mis aastas see ühesõnaga enam-vähem liikunud on, aga see on liikunud keskmiselt 7% või tõusnud keskmiselt 7% aastas, et võrdleme siis juke keskmise riskiga koht. Ma ei hakka nüüd detailidesse laskuma siin igast sellest nii-öelda kui nende varaklassist ei hakka siin rääkima, aga ühesõnaga Eestis on neid päris palju, mis ikkagi räägivad üsnagi põhjalikult sellest teemast, et Rahareede, kus on Kristjan Liivamägi ja Katri Teller, nad vist enam seda podcasti ei tee, kui ma ei eksi, aga ühesõnaga tagant järgi kuulata neid on ikkagi väga mõistlik, et nad räägivad väga lihtsalt ka noortele selges eesti keeles selles suhtes, et mida see tähendab. Ja kõik, minu arust Rahakratt on ilgelt pullkuju, ta küll ei räägi nüüd väga selgelt, tal on siuke suhteliselt krüptiline, aga väga naljakas, aga see on see, et huumor ja nagu investeerimine koos, et ta lihtsalt hoiab järje peal, mul on tunne inimesi, et sa saad seda ka lõbusalt teha, et näe, ma ostsin täna seda ja seda, minge ostke tee ka midagi ja siis lähedki teed niimoodi. Nüüd on vist tegelikult suhteliselt õige aeg minna edasi koostööde juurde. Sul on neid vist päris palju. Jaa, ma ikka üritan neid teha. Kas sul on mingi lemmik või siis mõni, mis sulle nagu väga tegelikult nagu, ma ei tea, näiteks oletame, et tegid mingi Samsungiga koostööd, aga tegelikult ise kasutad iPhone'i või mingi selline, mis nagu... Jaa, saan täitsa aru. Jaa, ei, ma ütleks, et ma olen üsnagi neelda, kui me räägime nüüd spetsiifiliselt Samsungist, siis ma olen üsnagi objektiivne inimene, kelle käest küsida, et mis telefon siis parem on. Mis on absoluutselt teema praegu, aga ma siiski räägin sellest, sest ma olin terve elu olnud iPhone'id ja Samsungid ja ma käisin üsnagi mingi 14 aastast saadik, nagu vahepeal olin 4 aastat Samsungiga, siis olin 2 aastat iPhone'iga, siis olin jälle 3 aastat Samsungiga ja siis jälle nagu nüüd ma olen olnud ülipikalt iPhone'iga. Et omal plussid, miinused mõlemal, ma olen ikkagi tiim iPhone ja Apple, sest mul on lihtsalt see kujundus ja kõik see muu, ma olen Steve Jobsi raamatu ka läbi lugenud ja väga inspireeriv tegelane.
et selles suhtes, et on kindlasti koostöid, mida ma tegin minevikus, mida ma võib-olla ei oleks tahtnud teha, aga lihtsalt raha on vaja teenida ja see nüüd ei ole ainult Samsung selles suhtes, et ma isegi ei pea siin niivõrd neid silmas, et ma olin tollel hetkel väga õnnelik, kui nad kirjutasid või kui see pakkumine tuli ja ma sain nendega koostööd teha, sest ikkagi maailma ülimalt suur ettevõte, kusjuures Lõuna-Koreas Samsung vist pakub mingi 20 või alla 20% SKP-st, mis on täiesti mingi ulmefakt, ma ei tea, kui palju see teile ütleb selles suhtes, aga ühesõnaga Lõuna-Korea majandusele ta annab nagu, ta mõjutab seda mingi 15% juures, et ühesõnaga see on nagu ulme. Võib-olla ma eksin selle protsendiga natukene, aga ühesõnaga ta on ülisuur ettevõte ja nad panustavad väga palju. Et see koostöö oli ka väga äge, aga täna ma õnneks saan neid pakkumisi üpriski palju ja ma saan ise valida, milliseid ma vastu võtan. Ja lemmikutest kes on mu lemmikud? Selveriga on väga äge koostöö, nad annavad nende suuri võimalusi või annavad mulle rohkem võimalusi, mida siis teha ja ise saan genereerida neid mõtteid. Idealiga on üpriski äge. Seal samamoodi saan enda loomingulisel poolel täiesti valla lasta ja saan igasuguseid ägedaid projekte ellu viia. Ja Swedbankiga on pull. Et ühesõnaga need, kes meil praegu on, need on väga kujunenud nagu minule omaseks, et mul on oma siis siuke vabadus teha, mida iganes. Jaa. Ma lihtsalt kuulasin, mis sa rääkisid, ma jäin natuke praegu mõttes sulle. Jah, läks publiku rolli läksid. Jaa, ma jäin nagu unustasin ära, et ma pean siin nagu, mina pean küsima neid küsimusi. Aga nagu koostööd, aga mis tööd sa üldse tegid nagu kunagi noorena, mis oli sul esimene töökoht, kus sa käisid? Ma olen väga pikalt, ma korjasin golfipalle tiikidest ja metsadest ja puhastasin neid ja müüsin golfimängijatele tagasi väljaku peal maha. Ja see oli siuke täiesti tavainimene võib-olla kuulab, mõtleb, mis asja, mis kuradi golfipallid, kust ma neid saan. Aga ma lapsepõlve veetsin väga palju golfiväljakul ja siis ma korjasin golfipalle, mis inimesed olid või golfimängijad olid siis ära kaotanud väljaku peal. Otsisin need üles, pesin puhtaks, müüsin tagasi mängijatele maha ja teenisin seal täiesti okei summa. Kunagi juba hiljem ma töötasin näiteks lauluväljakul, tegin mingid juhutöid selles suhtes, osad olid paaripäevased, ma niitsin või trimmerdasin terve selle lauluväljaku suure nõlvaala, mis seal taga on. Ja mida ma veel olen teinud? Ühesõnaga mingi... Mitu tundi läks lauluväljaku? Paar päeva läks ikka, sest seal üksinda seda teha, see oli ikka... Vahepeal käis sõber ka appi, Kevin vist käis nagu kav, käis ka abiks mul seal, siis me koos tegime seda vahepeal seal. Samamoodi, panime mingi toole, panin püsti, sain mingi paarsada eurot kuskilt, kleepisin toolide peale, mingi üritus toimus kuskil Tallinna lauluväljakul uuesti, siis ma panin seal toole püsti ja siis kleepisin toolide peale numbereid, et mis tool see on ja ühesõnaga täiesti mingid juhutöid olen teinud ka. Ja ma ei teagi, ma ei ole kusagil vist püsivalt olnud, ma olen praktikal käinud Swedbankis 3 kuud, ma pidin minema ülikooli ajal. Ja kindlasti on midagi veel, mis mul võib-olla praegu ei meenu. Ma olen golfiväljakul töötanud hooldajana ka, ehk siis hommikul kell 5 ärkasin üles, kell 5:30 või kella 6 pidi tööl juba olema. Ja siis ühesõnaga seal golfiväljakul on siuksed kõige pehmemad alad on greenid, kus sa saad siis putata seda nagu lähimängu siis teha ja siis ma pidin seal keegi niitis ja mina siis puhusin puhuriga neid rohuliblesid sealt greeni pealt ära. Ühesõnaga jah, seda ma tegin ka terve 2 suve järjest vist või midagi taolist või 1 suvi. Et ma olen teinud küll ja jah. Kui sa mõtled nüüd tuleviku peale, siis kus sa näed ennast, ma ei tea, mingi 20 aasta pärast? Kas sa arvad, et sa oled mingi, ma ei tea, Ivo Linna kunagi? Jah, me just rääkisime selle Ingliga siin üleile, et küsisime, et mis tema nagu näeb. Ja siis ta ei tea, et kas temast tulevik, et temast vist nagu kunagist Anne Veskit ei saa. Aga et sinust Ivo Linna vääriline kandidaat muusikaga nagu lõpuni minna. Et kas kui minust saab siin Ivo Linna, siis kas Ann Marlenist saab Anne Veski? No Ann Marlen ja Anne Veski läheb rohkem kokku kui Ivo Linna ja Sam, et tähtede algus on tal olemas vähemalt.
aga ma ei kujuta ette, ma loodan küll, ma arvan, mul on siuke pigem mingi Taukari tulevik, sest ma kujutan ette, et ma kuskil saates olen õhtujuht või saatejuht, et selles rollis võib-olla tahaksin ennast näha. Et Taukar on väga siiras, sümpaatne tegelane minu arust, ta meeldib kõigile, tahaks ka kõigile meeldida. Ma ei tea, kas niimoodi see käib, et ma loodan, et ma meeldin kõigile ja siis ütlen seda avalikult välja, aga lihtsalt, ma arvan, et ma kulgen, toimetan ja töötan edasi selles suhtes ja ma ei tea, Ivo Linna võib-olla tahaks ka olla jah, selles suhtes, et laulda elu lõpuni mingit samu laule kuskil käia, kuskil missugustelt üritustel, eks ju, aga jah, eks näis, ma ei ole kindel. Ivo Linna või Karl-Erik Taukar, rohkem varianti ei ole. Okei, eks siis poemüüjaks ei hakka, jah? Ma võin vahepeal poemüüja ka olla. Mul ei ole vahet. Aga ma saan aru, et hetkel sa teed nagu muusikat, siis pigem nagu et mingisuguse label all või firma, nagu selles mõttes sa ei ole on ju hetkel. Ei. Aga et kas nagu plaan minna või oled mõelnud kunagi see, et pigem tahad teha oma rada ajada? Et kas minna labeli alla? Yeah. Ei, sest täiesti pointless. Minu oleks vähemalt. Jah, et kui asi toimib, et siis miks või? Jaa, ma hetkel ei tea, mida label annaks mulle juurde. Ma olen niikuinii olnud terve karjäär põhimõtteliselt sõltumatu, ehk siis iseseisev. Ja tõesti täna ei anna label enam mitte midagi mulle juurde, mida ma ei saaks ise endale juba pakkuda või siis jah, tõesti. Jah, hea vastus. Aitäh. Ja just, et miks muuta midagi, mis juba nagu toimib hästi. Just, täpselt. Aga ma vaatan, et meil nagu väga natuke hakkavad küsimused otsa saama, aga et ma võtaks selle niimoodi nagu vaikselt tõmbaks võib-olla niimoodi nagu otsad kokku poole, et nagu meie podcast, ma isegi ei tea, kas ma seletasin sulle, ma võin sulle natuke rääkida. No nii. Nimi on Võnge, on ju. Mis sinu üldse, kui ma kutsusin, kirjutasin sulle, et tule palun podcasti, mis nagu sinu pilt sellest nagu jäi, mis pildi see maalis, et mis sa arvasid, mis me teeme? Võnge on ju mõnus võnge või siuke Võnge festival eksisteerib, on väga siuke mõnus. Ma tean, et ta on siuke ringliikuv festival, et korra on Lõuna-Eestis, viimane kord oli Tallinnas. Teil võib-olla on sama formaat, ma kujutan ette. Et hakkame reisima me teist äkki. Ja, Tallinna Tehnikaülikool, nüüd on siin Tallinna Tehnika kõrgkool, või kujutan ette. Ei, aga Võnge on ju mõnus Võnge. Võnge on nagu positiivne sõna selles suhtes. Jah, on. No, mõtlen, kas ma räägin või sa tahad ise seletada, mis on Võnge? Mis on Võnge? Võnge, põhimõtteliselt see on siis lühidalt öeldes selline inimeste kutsumus või selline nagu igal inimesel on oma Võnge või nagu selline asi, mis sul on südamelähedane, näiteks kellelgi kokkamine või siis ongi laulmine või ma ei tea, näitlemine või mida iganes. Okay, mingi asi, mis paneb nagu silma särama, et see on minu Võnge, et see nagu puudutab mind mingisugusel tasandil, mis mulle väga meeldib. Ja me oleme siin täna nüüd igasugustest teemadest kõike natukene nagu proovinud puudutada, aga et kas sul on veel midagi või mis sa ütleksid, mis on sinu Võnge? See isegi ei pea ilmtingimata muusika olema, aga et võib-olla üldse on mingi, et mingi poliitika või matkamine või reisimine või mis on sinu Võnge? Minu Võnge? Minu Võnge on TikTokis scrollimine. Et ei, tegelikult naljaks, ma arvan, et ta ikkagi on muusika või minu Võnge on mingi esinemine näiteks võiks öelda, et kuna ma ihkan seda tähelepanu pidevalt, kas see on nüüd sotsiaalmeedias või see on muusikuna, eks ju, lava ees või kuidas iganes, et siis ma arvan, et see esinemine on võib-olla hea sõna, et see on tõesti koht, mida ma nii-öelda ihaldan ja tahan. Minu Võnge on esinemine. Tundub nii, vähemalt hetkel. Super. Ei, ma kujutan ette, et sa saad sealt siukse mõnusa võnke sellelt rahvalt on ju, saad nagu vastu selle. See on otses mõttes, jah. On ju? Ja, ei see on äge. Okay. Siis me kõik võngume koos. Aga millal Eesti inimesed saavad tulla võnkuma sinuga nüüd järgmine aasta jooksul? Jaa, me korraldame tegelikult albumi esitluskontserdi ikkagi ja algul ta on kindlasti Tallinnas,
teeme suuremalt, kui varasemalt teinud oleme. Soovitan kõikidel kohale tulla, me tavaliselt ei tee teda lihtsalt nii-öelda tavaformaadis, et inimesed tulevad kohale, mina tulen lavale, laulan ära, me läheb minema, et mingi pull seal on ikka alati juures või tahame ühesõnaga natukene originaalsemalt teha, et kui on rekka ja on mingid sildid tee ääres, siis kontserditel võiks ka mingi pull olla, eks ole, et kes eelmine aasta või 2 aastat tagasi esituskontserdil või debüütalbumi omal käis, siis on meeles, et kuidas mina tulin lavale, inimesed vaatasid, et davai, et ma esinen ja üks hetk tulin päriselt lavale. Ehk mul oli nii-öelda dublant oli laval, kes ja kõik arvasid, et seal on mina, aga siis ei olnud. Ühesõnaga. Okay. Ja see kukkus väga, keegi ei saanud, võib-olla osad inimesed said aru, aga suuresti keegi ei saanud aru, et see mina ei olnud seal laval. Oli valus ka veel. Kas ei saanudki keegi aru, et see ei ole päris ei, aga see kukkus ühesõnaga üli hästi välja ja tahame nagu tulevikus ka selliseid asju teha, et mingid pointe. Ja, aga mai algus või aprilli lõpp on kindlasti see kontsert. Okei, ma jätan meelde. Aga suvel on veel mingi kuskil? Ja kindlasti tuleb, ma esinen hetkel Pühajärvel kindlasti, mis on juba lukku löödud, mingid on veel ja eks ma kindlasti annan nende kohta teada sotsiaalmeedias, et kus ma parasjagu esinen. Nii et TikTokis ja Instagramis kõik just. Silmad peale. Täpselt, nii on. Just. Ja õnkuge minuga seal. Aga ma ei teagi, aitäh sulle, et sa tulid. Ja aitäh. Meil oli väga põnev ja me saime teada, kuidas sa võngud. Kuidas ma võngun, täpselt, ja aitäh, et te kutsusite. Ja meil oli väga tore, nii et suur tänu sulle. Ja, aitäh, tšau. Tšau!